Tere head jälgijad, Punkar TT siinpool jälle. Räägime pisut Eesti Laulust ja sellest, mis tulemus Eestil Eurovisioonil tuli ja võib-olla mida järgmine aasta võiksime teha. Niisama jagan mõtteid. Eesti Laulul siis, nagu arvata oligi, Tommy Cash võitiski see aasta oma selle toreda lauluga Espresso Macchiato. Kui ma seda ilmselt võib-olla võis jääda mulje, kui on nagu eelmine aasta 5 Miinuse Puulubi lauluga, et kui ma seda kommenteerisin, siis võis tunduda, et võib-olla ma sellele nii suurt edu või nagu arvasin küll, et see läheb hästi, aga polnud kindel, kas ta võib tõesti ära võita sellega. Aga kui ta oma etteaste seal tegi seal Eesti Laulul, siis oli küll selge, et ta oli tõesti kõigist üle. Kõik teised osalejad olid ka väga head, mulle meeldisid teised etteasted ka, eriti näiteks Gem 98 lauluga Psycho või Johanna-Eliise või Ann-Marlen või Andrei Zavakin ja Garita. Aga jah, Tommy Cash pani ikka tõesti väga hästi ära. Just, et need turvamehed, siuke ilus sinine pintsak, pikk lips ja kõik, millest kõik rääkinud on, kõik, kes on sellele videole reageerinud ja etteastet vaadanud. Mul on pisut natuke Eesti Laulu, kui vaadata neid tulemusi, siis pisut on kahju, et Tuulirand jäi kõige viimaseks, et oleks, ma ei tea, jah, tema laul oli võib-olla jäi teiste varju pisut, aga ikkagi oleks võinud nagu parema tulemuse saada. Johanna-Eliise jäi ka sinna tahapoolele, aga tore jälle, et Janek jäi 4. oma toreda Frozen lauluga. Ja Ann-Marlen ja Andrei Zavakin ja Garita said koos Tommy Cashiga superfinaali. Ann-Marlen jäi 3. Ma ütleks, et väga tubli tulemus, kui ta esimest korda finaali sai. Ja ma loodan, et teda saab kindlasti, ma tahaks loota, et ta tuleb kindlasti veel Eesti Laulule, kui mitte see uuel aastal, siis äkki kunagi hiljem. Ja Andrei Zavakin ja Garita etteast oli lahe, sükast tuld ja igat asja. Zavakin on varem ka käinud, võiks öelda, et minu arvates nii palju kui ma jälginud olen, oli see vist nüüd tal parim tulemus, kuhu ta jäi ehk teisele kohale. Ja Garita, see tema elukaaslane, sai ka väga hästi hakkama, arvestades seda, et ta laulis esimest korda laivis ja nii suure rahva ees ja kõik, et ta sai väga hästi hakkama. Et nad võiksid veel koos laule teha. Ehk peab ootama, ehk teevad. Aga jah, aga Tommy Cashi etteaste oli ikka tõesti ja mina küll nii suur fänn, Tommy Cashi fänn varem ei olnud, ma küll teadsin teda ja teadsin ainult seda laulu Eurostolas Jenis. See laul mulle meeldib. Aga see Espresso Macchiato on ka väga hea laul ikkagi ja tõesti sellega läks meil tõesti hästi mingi ja see, et ega keegi ei osanud arvata, et Tommy Cash niimoodi tantsida oskab ja ta ise ka ühes intervjuus ütles, et ta on seda noorena õppinud, aga ta on seda nagu hoidnud vaos, et nüüd lõpuks tuli õige hetk, kui seda hakata tegema ja sellega välja tulla. Ja siis need turvamehed, kes tal seal olid ja siuke lahe. Mul on pisut kahju, et seda mingit mootorratast või mida nad seal tegid seal Eesti Laulul lõpupoole, enne kui nad Tommy Cashi niimoodi üles tõstsid ja teda seal liigutasid. Et kahju, et seda võidu etteastes ei näidanud, et võidu etteaste ajal näitas rohkem nagu publikut, et ma oleks tahtnud seda veel näha, aga ja kahjuks me ei läinud niimoodi ja et jah, mulle meeldis ka see žürii liige, kes Lätist oli, kuidas ta Tommy Cashile punkte andis, et ta algul andis teised punktid ära ja siis hakkas nagu jaatama, et oodake korra, et andke andeks korra ja siis võttis kohvitopsi mingi, millel Tommy Cash kirjas, et siis oli kohe teada, kellele need 12 punkti lähevad. Tommy Cashile endale ka meeldis see, mingi oli kohe näha, kuidas ta ise ka naeres selle peale ja plaksutas seal. Mulle nagu Tommy Cash üllatab mind või nagu ma ei imetlen teda selle poole pealt, et ta julgeb selliseid riskantseid samme võtta. Nojah, need, kes teda varem teavad juba, on eluaeg võib-olla fännid olnud, nemad teavad, et ta on just kogu elu selline olnud, et ta nagu, just ma mõtlen nende juba selle Eurovisiooniga seoses, et ta tegi laulu, mis on poolenisti ingliskeelne, poolenisti itaaliakeelne ja Itaalia tahtis ju seda vahepeal ära võtta. Ja siis ta samal ajal tegi mingi
mingi Joost Kleiniga avaldas laulu koos United by Music, mingi kindlasti kuulake, mis oli ka üpris skandaalne ja ning pidi selle tõttu vastust andma pisut, kuna mul on pisut kahju sellest, et kui ma seoses Joost Kleiniga, et kui ma seda Su nägu kõlab tuttavalt saadet kommenteerisin ja ütlesin, et Birgit nii hästi teda tegi, siis ma Joost Kleinist väga pikalt ei rääkinud, kuna tol hetkel ma ei olnud nii suur huvi, mind ei pakkunud, aga pärast seda natuke hiljem ma hakkasin seda laulu kuulama, seda Europapa laulu, millega ta eelmine aasta Eurovisioonil poolfinaalis esines ja siis ma uurisin Joost Kleini kohta ja siis ma sain aru, kui raske tal elu tegelikult on, et siis ta hakkas mulle täitsa meeldima, et mul hakkas tast kahju, et see Eurovisioon tal niimoodi läks, aga mul on hea meel, et ta teeb siiamaani asju edasi ja see Tommy Cashiga koos tehtud laul oli üpris siuke omamoodi ja lahe. Et ja ma mõtlen seda, et kui Eestis tuleks üks mingi kontsert, kus oleks siuke trio, et Tommy Cash, Kääria ja Joost Klein, siis ma läheks kindlasti vaatama, kui nad näiteks tuleksid Eestisse kolmekesi, teeksid üks ühiskontserdi. Seda oleks lahe näha. Aga jah. Lahe muidugi see ka, et ma natuke peale seda, kui ma olin selle Eesti Laulu video üles pannud, tuli see uudis, et Tommy Cash avaldas nagu vale video või midagi, siis ma mõtlesin, et tore on, et ma ju kommenteerisin seda nüüd, aga siis kui see õige muusikavideo välja tuli, siis see oli ka väga lahe, näitas just seda tema mingit seda visuaalkunsti ja kõike seda, mida võib-olla paljud ei teadnud, et ta nii osav on ja hea videote tegi ja need, kes Tommy Cashi varem üldse ei teadnud. Ja see, et ta selle Jegor Andrejevi sai sinna kampa selle viipekeelemehe, see oli ka tore see üks Eesti Eurovisiooni fänn, kes inglise keeles ka YouTube'i teeb, Epics Eurovision Guy. Minge vaadake tema kanalilt ka, tema oli ka nii rõõmus selle peale, ütles, et lõpuks ometi see Jegor Andrejev võeti ka kampa või niimoodi sai pisut pildile. Muidugi jah, paljud need, kes sellele reageerisid, sellele muusikavideole ei teadnud, kes see Jegor on, või siis oli niimoodi, et nad mõtlesid, et ta on kuidagi tuttav, aga neil ei tulnud kohe meelde, kus nad teda näinud on. Et jah, see viipekeele asi on üpris lahe, seda võiks kunagi õppida niisama. Mul otseselt pole vajadust, aga see oleks lahe õppida seda viipekeelt. Kes teab, äkki kunagi on aega. Aga siis, kui need Eurovisiooni, kui see Eesti Laulu võit tuli, hakkasin vaatama, et kas on juba reaktsioonivideosid selle kohta, selle Tommy Cashi esinemisele ja siis seal oli ikka väga erinevaid, paljudele meeldis just see tants ja nii tore, tõesti, mõni oli ka üpris negatiivne, et mis asi see on või mis jama see on ja üks bänd, mingi Voyager või ma ei oska nende bändi nime öelda, olid ka nii toredad, et nad vaatasid seda muusikavideot ja siis hiljem ütlesid, et Eesti kohta täpselt niimoodi, et sedasi toredasti, et selle lauluga oli ka niimoodi nagu eelmise aasta selle 5 miinuse ja Puulubi lauluga, et vaatavad, et mis pagana asi see on, aga ometi kõik olid õnnelikud selle üle, et Eesti eelmine aasta finaalis oli ja peo tõi, et nad ütlesid Tommy Cashi laulu kohta samamoodi, et see on tundub siuke veider või et mis asja me just vaatasime, aga ometi oli kõigil hea meel, et siuke laul ja muusikavideo oli. Et jah, aga Tommy Cash tõi tõesti väga hea etteaste, tegi seal Eurovisioonil, eriti veel just see lennuk, mis seal tiibu loksutas. Ja see fänn, kes jooksis lavale et eriti veel see ka, et ajakirjandus enne kirjutas, et hullund fänn segas tema esinemist, tahtis temaga tantsida, aga tegelikult siis tuli välja, et see kõik oli kokku lepitud ja niimoodi ja et jah, mul hea meel, et Tommy Cashiga tehti intervjuusid ka ja nüüd pandi YouTube'i üles, et need olid nii toredad, et ta oskab nii hästi vastata või niimoodi ja see pani rahvast ka pärast seda, kui see Eesti Laulu video välja tuli, siis paljud läksid nii negatiivseks, et Tommy Cashil vokaal oli halb ja
igat asja, et kes ta on enda arvates, et itaallasi mõnitab ja niimoodi, aga siis kui need intervjuud tulid, siis läks nagu kõik nii kuidagi toredaks või niimoodi. Ta ise ütles ka midagi seal ühes intervjuus, et kõik on kuidagi nii negatiivsed ja siis kui vaatad intervjuusid, siis paistab nagu, et oo näe, ta ei olegi nii halb ja siis tema mõtleb, millal ma halb olin. Et jah, igal juhul Tommy Cash tegi väga hea tubli tulemuse, et see oli hea valik ta sinna saata tõesti. Ja ta ise nautis ka seda, ma usun väga, ja oli väga, võib-olla ta küll läks võitma, aga saime 3. koha, mis oli väga tore mingi, kuigi ma oleks võib-olla lootnud, et oleks võinud ikka 2. koha saada, kuna Eestil on 2. koht puudu Eurovisiooni ajaloos. Aga ikkagi väga hea tulemus, top 3. Ja Tommy Cash tegi väga hea esinemise, et see oli, ta võib tõesti endale uhke olla. Ja tahaks loota, et mul õnnestub kunagi Tommy Cashi kontserdile ka minna, praegu ta on küll suurt reklaami teeb, et kuhu ta kõik läheb, aga praegu tundub, et ei õnnestu minna. Aga ehk kunagi hiljem. Ma tahaks nii väga näha teda laivis ka, niimoodi nagu päris elus, et olen kontserdil. Et jah, nüüd on jälle, peab hakkama mõtlema selle üle, et huvitav, et kes nüüd Olavi Pihlamägi, see Eurovisiooni ekspert, ütles ka, et sa uskumatu, et Tommy Cash tegi ikka Eestile nii suure reklaami, et kes seda suudab nüüd ületada. Et ta on tõesti vist praegu jah, kõige rohkem reklaami teinud üldse Eestile. Et jah, ma mõtlen ise, kui ma vaatasin reaktsioonivideosid, siis kaks Eurovisiooni fänni, kes kui Eestil on reageerinud, nad ütlesid enne Tommy Cashile reageerimist ka mingi, et tavaliselt kui Eesti on saatnud, kui nemad on Eestile reageerinud, on Eesti saatnud mõne nägusa mehe, kes laulab mingit igavat laulu. Aalika ei tulnud neil tol hetkel meelde, kuigi see lugu neile meeldis. Ja Tommy Cash neile meeldis ka võrreldes eelmise aasta laulu 5-minutise Puulubi lauluga, mille nad nii maha tegid. Et ma niisama mõtlen, et võib-olla võiks nüüd uuel aastal, ma usun, et me kindlasti osaleme Eurovisioonil veel, eriti kui me nüüd nii palju populaarsust saime ja tulemuse saime, et siis võib-olla võiksime saata mõne naisartisti. Aga ega me ei saa teiste järgi võtta, aga võib-olla siis vahelduseks mõne naisartisti saata, et siin viimastel aastatel oleme jah palju mehi saanud ka Aalika välja, et võib-olla võiks mõne naisartisti või naisbändi saata. Minu arvates peale Eesti Laulu või lõppemist tulid mingid jutud, et Silvia Ilves tahaks võib-olla Eurovisioonile minna või nagu ma kuskilt nagu midagi vist kuulsin, aga võib-olla ma mäletan valesti. Et võib-olla äkki meil on juba järgmine osaleja teada. Et eks näeb, igal juhul selle saab põnev olema, kui see aeg jälle kätte jõuab. Et jah, igal juhul Tommy Cashile edu ja edu ka teistele, kes seal osalesid ja väga tubli tulemuse said ja loodetavasti me näeme teid Eesti Laulul veel. Paar asja, mis tulid hiljem meelde, mida tahtsin veel selles Eesti Laulu videos öelda, on see, et üks asi, mis võiks olla järgmise aasta lauluga seoses on see, et see võiks olla pisut rohkem tõsisem laul, et kuigi Tommy Cash oli ju väga tõsine ja tahtis võita, siis ilmselt rahvale see tants ja see laul ja sõnad ja kõik see ettevasti jätsib mulje, et tegemist on naljalauluga. Et selle tõttu võiks järgmine laul olla, ma ei ütle, et võiks väga tõsine olema, aga midagi sinnapoole, et ta ju ei jätaks sükust naljalaulu muljet. Ja teine asi ka veel, et see aasta vaatasin ma ka üht teist riiki, vaatasin Rootsi eurolaulu, kuna üks kamraad soovitas ja mulle tegelikult täitsa meeldis, aga kui ma võrdlen seda Eesti omaga, siis Eesti oma meeldis mulle rohkem, kuna sellest ma sain aru, Soome laulus sain ma ainult nendest aru, see 1, 2, 3 sauna. Et jah, aga ei, väga tore laul oli, mulle meeldis see, eriti see pistu para vastu, see aga kui ma vaatasin nende finaali ettest, et siis oli mul pisut hea meel, et
et Rootsi jäi nagu Eestis tahapoole, kuna Eesti Tommy Cash oli ikka muutnud etteastati ikka väga palju igasugust visuaali, aga minu arvates Rootsi laul oli täpselt selline, nagu ta oli ka selles poolfinaalis või kus või võistlusel, kus ta valiti, et nagu nad ei olnud nagu väga midagi muutnud, et suurem lava oli küll ja kõik, aga ja mul on hea meel ka, et Rootsi ei võitnud sellepärast, et alles eelmine aasta Eurovisioon toimus Rootsis, et siis oleks pidanud kohe jälle uuesti sinna. Et selles mõttes on hea, et Austria võitis, nüüd on pisut erinev pisut. Aga jah, mulle see Rootsi laul väga meeldis ja need laedad vennad olid ja aga jah, see on ka ainuke erand, mis ma see aasta tegin. Et ma vaatasin Rootsi etteastet ka ülejäänud laule, ma ei vaadanud, ma olen rohkem Eesti fänn ja võib-olla kui kunagi äkki jälle, kui näosaates uus hooaeg tuleb ja kedagi sealt järele tehakse, äkki hakkab meeldima ja siis vaatab. Aga hetkel mulle teised mind väga ei huvita. Ja selle Tommy Cashi laulu saab Tommy Cashiga seoses saab rääkida ka ühes järgmises videos, mis millalgi tuleb, aga las see jääb praegu saladuseks, mis video see on ja kus ja millal see välja tuleb. Aga jah, olge terved, need olid minu mõtted. Jagage enda mõtteid ka kommentaaridesse, kui teil aega on. Ja näeme jälle.